ühesõnaga ma saan dünaamikat teha niimoodi, et seal on selline ribakaardin, luugid lähevad lahti, heli läheb tugevamaks, luugid lähevad kinni, heli kahaneb ehk muutub vaiksemaks. Siin on ka kompuuter orelil sees, nii et kõik registratsioonid saab varem valmis panna siin niimoodi ja siis nad on mälus nii-öelda. Nii et on selline üks väheseid Eesti oreleid, millel on olemas arvuti ja kõvaketas. Teine selline on Pärnu kontserdisaalis, ka suhteliselt uus orel. Head muusikateost kuulates öeldakse ikka, et ka paus kannab. 5 aastat uue kooli lühikeses ajaloos väärib hetkelist tagasivaadet. Kas helistik, tempo ja taktimõõt said valitud sobilikud ning kas paus kannab? Salmile järgneb ootuspäraselt refrään. Kohtla-Järve gümnaasium alustas õppetööga 1. septembril 2019 ja on jõudnud oma esimese salmi lõppu. Kas refräänis muutub taktimõõt, helistik ja tempo? Seda näitab tulevik. Tulevik, mis algas siin. Bože moi, kas te teete täiesti eestikeelse kooli? Karjatas mõistagi vene keeles ühe suletava gümnaasiumi osaga vene kooli hoolekogu esimees, kui kuulis tolle kooli hoolekogu koosolekul minult visiooni, kuidas uus riigigümnaasium alustab tööd täis eestikeelsel õppekaval. Täis eestikeelne. Nii ei saa, meie lapsed ei ole valmis, jätkas hoolekogu esimees endast täiesti väljudes. No linnapea rahustas koolidirektorit ja närvi läinud hoolekogu esimeest ja mina mõtlesin samal ajal, et miks ei saa, mida te siiani teinud olete? Eesti keelt olete õpetanud eesti keeles? Ei. Aga miks? Sest olete elanud teises kultuuri, väärtus- ja keeleruumis ja see on ausalt kohutavalt kurb. Aga te vist ise ei saa sellest aru. No umbes nii mõtlesin ja sain aina hoogu ja kindlust juurde, et me oleme õigel teel. Siit tuleb minema hakata ja me läheme. Või siis uužas. Nii ohkas tahtmatult üle põhikooli aula üks põhikooli direktor, kes oli just küsinud minult ja õppejuhilt küsimuse riigikaitseõpetuse kohustusliku kursuse kohta. Kui oleme põhikooli lõpetajale tulnud tutvustama riigigümnaasiumis õppimise võimalusi. Ja riigikaitseõpetus on meie kooli õppekavas ja kõik, kes valivad meie kooli, läbivad riigikaitseõpetuse kursused. Selgitasime me reipalt ja veendavalt. Et selline oli see taust ja olud, kui alustasime. Täna on palju parem. Sõnumid ja väärtused on läinud teele ja kooli alguses on kohale jõudnud ning sellel on tagajärjed. Põhikooli lõpetajate eesti keele oskus on paranemas, järele tulevad nad ka ehk pikema vinnaga, nii inglise keel kui ka matemaatika, aga minna on veel pikk maa.
on ülimalt suur au ja võimalus võtta tööle oma esimene meeskond, kooli tegus juhtkond ja siis õpetajaskond. Linna ja maakonna haridusinimesed refreshisid kooli kodulehti iga päev, et näha, et millised on siis uue riigigümnaasiumi töötajad, kust ning milliste nimedega. Aga need olid kindlalt meie inimesed, kellega hakkasime nullist minema. 4 kuud enne kooli avamist. Sest enne meid siin ei olnud metsiku tempo ja kiirusega, alates kooli väärtuste õppekava, kodukorra, kooli toimimise väljamõtlemisest ja kirjapanemisest kuni puht praktiliste igapäevaelu korralduse tööle panemiseni. Et meie inimesed, nad kirjutavad siin raamatus ise oma näo ja pildiga. Aasta jooksul on oma südame ja hinge pannud Ida-Virumaale loodud teise riigigümnaasiumi ellu 10, isegi 100 õpetajad ja koolitöötajad. Inimesed, kes on kooli arengut toetanud suure pühendumuse ja entusiasmiga. Kooli on lõpetanud 5, tänaseks isegi 6 lendunoori, kes nüüd oma elu sihte seades, igaüks omal viisil ja moel, kogu südamest loodame, et teeb seda ennast ja teisi õnnelikumaks tehes, et aga vallutada homne. Millisel viisil ja kui kiire tempoga lugu edasi kulgeb, selle kujundavad juba inimesed, kes meie lugu jätkavad. Oleme saanud mustad noodid puhtaks ja akordid uhkelt kõlama, julgete keerdkäikude ja melismidega. Küllap helist ikkagi vahetades, temposid muutes ja kasutades kordusmärke seal, kus see tundub vajalikum.